MX Masters 2025 Eesti meistrivõistlused motocrossis siin Pärnus on kohe-kohe algamas. Täna on rajal 65, 85, 125, MX2, MX Open ja Pärnu kuningas saab samuti valitud. Ennem seda, kui me läheme sõitude ja kvalifikatsioonide juurde, vaatame üle selle legendaarse raja tutvust. MX Mastersi Pärnu etapp on kohe-kohe algamas ja nagu näete, minu selja taga on käimas avamisdefilee, kus on kohal siis Kultuuriministeeriumi esindaja, Pärnu linna esindaja, samuti seisab nende meeste juures ka Pärnu motoklubi esindaja Marko Saarekel. Temaga teeme õige peaga juttu. Nii, Marko, esimesed sõidud on tehtud, avadefilee tehtud. Kui rahul sa oled? Kui palju tööd siia on jäänud? No kui sa näed mu naervat nägu, siis ilmselgelt oleme rahul selles suhtes, et rahvaarv olemas, võistlejate arv enne olematult suur. Miks see peaks põhjust olema? Vaata, ilma päike paistab. Kui suur see meeskond on, kellega te siin tööd teete? Sa oled iga kord öelnud, et ma tänan seda meeskonda ja klubi liikmed. Kui suur see nii-öelda arvuliselt orienteeruvalt on? No ütleme nii, et võiks olla alati suurem, aga tegelikult ei kurda. Meil on klubis 130 liiget, kes on kõik väga tublid ja siin see, ütleme, et toimkond, kes siin nagu abis käib, on siuke 10-15 inimest ja müts maha, et me kõik, need on juba, kuidas öelda siis volunteerid, vabatahtlikud, keegi palka ei saa, et me, jah, hästi tähtsad inimesed. Kas see võiks olla täna ka üks sellistest võistlustest, kus te võib-olla juba mängite läbi 2 aasta pärast toimuvat noorte MM-i? MX 125 võitja Enrico Bellman. Päev on ilusti purgis, karikas on käes, ma usun, et võid rahule jääda. Aga kui sa nüüd võtaksid need 2 sõitu hästi kiiresti kokku? Selles mõttes, et esimene sõit oli väga hea. Suutsin püsida põhimõtteliselt terve sõit teisel kohal ja muidugi jäi kripeldama, et oleks võinud rohkem pingutada ja sellega võita.
aga teine sõit olin alguses kohe teine ja siis lõpupoole suutsin esimeseks saada ja lõpetasin sõidu esimesena. Okei, ma vaatan, et sul on põlved mõnusalt teibitud, et sa ütlesid, et põlved logisevad ja kriuksuvad. Kas see hooaeg saab lõpetatud ja siis on mingi puhastamine plaanis või? Ma veel ei ole kindel, aga kindlasti teeme kõik, mis võimalik ja käime praegu veel füsioteraapias ja vaatame kõike, mis saab. Ülejäänud kere ja vaim, kõik asjad on valmis, et hooaeg lõpuni ilusti sõita? Ja seesama mees Enrico Peelmann hoiab MX125 klassis esikohta. Talle järgneb Kaspar Uibu. MX2 klassi võitja Richard Paet, palju õnne sulle! Aega võttis, aga asja sai. Sa oled see aasta pannud nagu Ameerika mägedel. Kuidas sa päeva kokku võtad? No eks oli natuke palju joppamist ka, aga olin õigel ajal õiges kohas ja suutsin teiste vigades siis enda päeva ilusaks teha ja suutsin võita. Ma võin sulle öelda seda, et elus ongi palju niimoodi, et sul peab joppama ja sa pead olema õigel ajal õiges kohas. Palju õnne sulle. Ma loodan, et sul nüüd läheb see kõver jälle üles tagasi. Meil on üks etapp jäänud ja mitte midagi pole võimatut. Nii et ole terve ja näeme Tartus. Aitäh! MX2 klassis on juhtroll lätlase Markus Kokinsi käes. Päev on käes, päev on juba käimas, 65 MX, 125 MX2 on rajal käinud. Nagu näete, minu selja taga on MX Open sõitjad, kes valmistavad oma stardirada ette ja kohe-kohe on nad rajale minemas. Korra segame, kuni sa siin tambid. Kuidas kvalifikatsioon, kuidas rada? Kvalifikatsioon läks väga hästi, et suutsin ilusa ringi kokku panna ja nautisin väga oluliselt, eriti põlluosa, kus oli soones. Ja ilm on ilus, rada vägev. Nüüd sa siin stardi soont ette valmistades sa kindlasti kuulsid, et sinu peale on pandud täna päris suured pinged. Kas sa seda pinget ka tunned? Ma teen oma asja lihtsalt ja see on põhiline, et tuleb mis tuleb ja eks me oleme terve aasta tööd teinud, et siin viimaste päevadega midagi õppida või areneda pole võimalik, et teeme oma asja ja vaatame, mis välja tuleb. Nagu ma ei oska midagi muud öelda, kui head sõitu sulle. Nii, Aston Kõiv, 65 klassi võitja, palju õnne sulle. Pikalt vigastuspausilt tagasi. Teine estikate etapp ja kohe võit. Kuidas sa päeva kokku võtad? Kvali oli mudane, aga võitsin ikka 2 sekundiga. Essa sõit oli stardis teine, aga läksin ikka kohe mööda. Ja teine sõit oli nii, et start oli päris halb ja siis kohe seal tagakurvis kukkusin ja siis pidin tagant järgi tulema. Kalikorn läks nagu pika puuga eest ära ja siis ma kuidagi sain neist teistest mööda ja siis hakkasin Kallikormile järgi minema ja suure hüppe peale tema ei hüppanud ja mina hüppasin ja ma sain mööda. Ehk siis tänu julgusele said võidu kätte. Sul oli päris pikk vigastuspaus. Kas ma mäletan nüüd õigesti? Sul oli katki jalg, sul oli katki vasak käsi, sul oli katki parem käsi. See oli mingi 4 kuud, kas sellest nagu tekkiski see selline nälg, et sa täna nagu tahtsid kõige rohkem võita? Jah, ma arvan küll, et kui mul võeti kipsid ära nädal aega hiljem oli vist see Euroopa meistrivõistlused siin samas ja selle ma võitsin ka ära. Igatahes väga tubli, püsi nüüd terve ja head hooaja lõppu sulle, me näeme sinuga kindlasti veel Tartus langel. Naised võitja Marta Kord. Me oleme jälle siin. Sa oled päris rõõmus ka? Olen. Kuidas sa päeva kokku võtad? Sa vist ei olnud nagu päris rõõmus peale esimest sõitu? No olin, aga väsitav oli sellepärast. Aga teine sõit? Veel parem oli. Oli parem? Ja rada oli super luks.
Ehk siis me jõuame jällegi tagasi, et rada peab olema nagu täiesti pekkis, raske ja siis on nagu sinul niimoodi, et sa tuled tagasi, jess, et kõik on hästi. Eesti meistrivõistlustel on veel jäänud üks etapp. Sa hoiad päris kindlalt esikohta. Tuled langele kohale kindlustama. Teed tubli trenni. Aga palju õnne sulle. Oled tubli ja näeme Tartus. Okei, ciao. Kindlate sõiduvõitudega purjetab Marta Koort üldarvestuses esikohal. Nagu näete, on kõik sõidud väga huvitavad ja intensiivsed. Paraku me ei jõua ajalise graafiku tõttu teieni tuua absoluutselt kõiki intervjuusid ja kõiki sõite. Ehk siis minu soovitus on, tulge kohale, siin saab süüa, siin saab kuulata muusikat ja loomulikult vaadata motokrossi ja ajada juttu motokrossi meeste ja naistega. Pärnu kuninga etapp on tegelikult väga eriline etapp, siin on palju asju teistmoodi. Näiteks praegu kohe on algamas sprindivõistlus, mis toimub siis nii, et starditakse, üks kurv, 2 hüpet ja võitja. Ja võistlevad 12 võistlejat ja nagu turniiri tabelis järjest tõmbab kokku, kuni meil on olemas võitja. Kuni 5 klassi võitja Martin Raud. Me oleme sellel aastal teist korda sinuga siin poodiumi peal. Ja kui sa esimene kord ütlesid, et ma olen nii õnnelik ja ma ei tea, millal ma viimati võitsin, siis nüüd juhtus teist korda see asi. Kui õnnelik sa oled? No, siuke 90-st, oleks 10-10-st, kui ma oleks päriselt Lukasele ära teinud, aga kui me nüüd arvestame seda, et tegelikult mõned nädalad tagasi olid sa sellises situatsioonis, et sul oli tervis täiesti pekis ja tegelikult ei ole vist arstide käest tänaseni luba, et sa võiksid sõita. No mul oli jah, et alles nüüd olin ka nädal aega tagasi, olin täiesti haige, et käisin pereproovidel asjadel. Ja siis sain teada, et mul mingi liigestes mingid põletikud või asjad olid ja sabakont ja praegu nagu räigelt valutab, et kõndida valus ja kummardada valus ja siis õlas on ka mingi närvivalu, aga praegu olen valuvaigistusega ära saanud sõitud aegselt. Siis ma arvan, et sa võiksid väga rõõmus olla, sellepärast et 85-s sa vist tõusid jälle liidriks. Et sa saad punase plaadi enda kätte. Palju õnne sulle, saa ruttu terveks ja me kohtume sinuga Tartus loodetavasti. 85. klass, täpselt nii, Martin Raud on punase plaadi mees ja temale järgneb üldarvestuses teisel kohal Lukas Leok. Aga mida tähendab Pärnu kuningas? Kui me vaatame tervet päeva, siis see on tegelikult täiesti tavaline rutiinne võidusõidupäev, kuid pisikese erinevusega. Õhtu lõppedes saavad kokku MX Openi ja MX2 parimad sõitjad, et selgitada välja Pärnu kuningas. Ja selle sõidu võitja ei ole lihtsalt võitja, vaid ta on võitja, kelle pähe asetatakse Pärnu kuninga kroon. MX1 Openi võitja,
Pärnu kuningas 2025, Jörgen Mattias Talvikov. Jörgen, palju õnne sulle! Kas see oli täpselt see, mida sa täna hommikul mõtlesid, et õhtul on see nii tehtud? Muidugi, eks ma lootsin, et perfektne päev igast sessioonist, esimene koht, isegi sprindivõit, et üli-äge päev, et viimased päevad on olnud emotsionaalselt rasked, sest tegelikult terve motokommuun on olnud leinas. Kahjuks Tarvo Jürimaa, hea sõber ja toetaja lahkus meie seast, et see võit oli kindlasti talle, et Tarvo oli ülihea sõber ja puhakud rahus, et see tänane päev motivatsioon oli nii-öelda kõrge tema jaoks. Ma arvan, et kui sa vaatad natukene sinna vasakule, sinna pilvepiirile, siis Puru istub seal ja on näpud püsti ja ütleb, et kõik on hästi. Puru lehvitab ja naeras. Arvatavasti nii on. Aga kõik sõidud, 3 sõiduvõitu ilusti. Kas me oleme mitmel etapil rääkinud, et sul on olnud pisikesed tehnilised probleemid? Kas sa oled nüüd sellest võitu saanud? Ja, võib öelda küll, et natuke on olnud palju rapsimist ja jooksmist ja eks mõned vead on sisse tulnud ja eks me õpime ka alles seda tsiklit tunnetama kõike ja sellistes oludes praegu on väga hästi tsikkel töötas ja ise ja kõik on Mort ja kogu meeskond, et ülilahe oli seda tõdeda, et need välismaa tripid ja Euroopas need testimised kõik on vilja kandnud, et sellistes oludes ikkagi tuleb see välja, kus on juba sellist libedat ja pinnast ja sooni ja asju, et sealt tuleb mugav olla tsikli peal, et seal sellisel tasemel hakkab see enesekindlus juba sealt lugema. Üks eriline asi oli, Jürgen, sprint. Kui eriline see võistlus on? Väga eriline, eriti Pärnus, sest see stardikur on päris süke triki. Eks meil oli seal pusimist päris korralikult ja kõik üritavad selle lühikese aega oma maksimumi anda. Süke kassi-hiire mäng, aga õnnestus õnneks võita, et Anniga korra meil läks natuke lenksud kokku jagelemiseks, aga päeva lõpuks on sport ja nii oli, et õnnestus ikkagi võit koju jätta. Selles mõttes, et kõige parem on ju see, et keegi saanud viga, kõik jäid terveks ja tulid järgmine kord saarte. Muidugi, see on põhiline ja üldse kogu see päev tegelikult, et üliheal noodil kulges ja Pärnu motoklubi tegi ülihea ettevalmistuse siin rajal, et oma klubi poiss ka, et oli väga nautisin sõitu siin, et trennis kindlasti siukseid olus ei saa ja samamoodi kõigile pealtvaatajatele, toetajatele, Estrans, Yamaha Keskus, Formi, JT Construction, Tarvo Jürimaa, et kõik, kes on mega suurelt mind aitanud see hooaeg, et see on teile. No ma arvan, et Pärnu motoklubi tegi eriliselt tööd, sellepärast, et see ootus, et tuleks Pärnu kuningas ja ta oleks Pärnu poiss, see on olnud ikkagi aastast 2003. Pikalt. 2002 ma sündisin selles suhtes, et üritus on päris kaua käinud ja... Sind on kasvatatud kuningaks, nii et sa pead olema õige kuningas Pärnus ja et see nimi tuleks siin ühe korra veel vähemalt. Ja Pärnu kuningas Talviku juhib ka üldseisu. Talle järgnevad Kerk Restinov ja Edvars Bidžans. Mehka Challenge number 4 ja meil on täna siis reageerimise võistlus. Andero Luspo on minu esimene võistleja. Andero, sinu ülesanne on lihtne. Ma hoian seda. Sina pane siia umbes 15 sentimeetri juurde ja vastavalt sellele, kus kohas sa siis kinni püüad, on see sinu tulemus. On ju? 5 sekundit. Nii, ja see sul 10 senti peale. 10 sentimeetrit, Andero Luspo. Väga hea. Karel Tilk ja Karel, oled sa valmis, jah? Jah. 5. No, 9 senti. 9 sendi peale. Karel Tilk 9 sentimeetrit. Oota. 5. Nii. Aga ütleme nii, et sinu selleks tulemuseks see 4 on ju, ehk siis kui me võtame siit, see 11, sa jäid 3. Aga ma ütleme nii, et sul läks päev täna täitsa hästi. Jah, ma olen väsinud juba täna. Ma arvan, et me anname selle auhinna Andero Luspale, läheme otsime ta ülesse kähku. Kuna Mehka võistlus läks meil täna väga pikaks, siis tegelikult on niimoodi, et Andero Luspo, kes meil võttis Mehka Challenge'ist osa, Andero, tead, sa võitsid ära selle. Palju õnne sulle ja ma usun, et see Mehka kinkekaart läheb täitselt õigesse kohta. Läheme langel! Tšau! Esimene päev on lõppenud. Meil on Pärnus uus kuningas, aga see ei ole veel kõik. Nii, ja läkski ainult sekund. Tere tulemast, head vaatajad. MX Masters teine päev siin Pärnus on algamas. Lähme kohe kiirelt raja äärde. The conditions were quite tough. I see you.
Did you enjoy it or not? Not. No. It was nightmare. You ride every 3 seconds, you just peel off, and then in second lap you just take off the goggles and your eyes just sand and everything. Okay. They hurt. But at least you know, you're in Estonia, you're in Pärnu, and you just won MX Open class. Yeah, that I know. Good, so, good congratulations, and do we see you in Tartu as well? Yeah. Okay, Yeah. then once again, good congratulations. MX Openi võitja Karlis Strauberg. Quad Open klassis on kaksikjuhtimine läinud lätlaste kätte. Esikohal Reini Spižants ja talle järgneb Karlis Straubergs. Külgkorvide klassi võitja Gert, palju õnne. Ei olnud vist päris see päev, mis nii-öelda hommikul siia tulles mõttes oli ju? Jaa, eks tõin ju Prantsusmaalt korvipoisi siia. Mõtlesin, et saame kiire raja peal sellise tubli treeningpäeva, aga noh, saime siis natuke poris möllata, et õnneks küll stardi võitsime ja natuke oli lihtsam see elu, aga kindlasti mitte see, mille pärast me siia tulime. Mis sellel hooajal veel ees on? On sind Eestis ka veel näha või mis mõtted on? Ei, see oligi nüüd Eestis kindlasti viimane sõit, et lange Eestikate ajal oleme Prantsusmaal, MM-il ja 2 MM-i ongi veel lõpuni jäänud, et need tahaks kindlasti kaasa sõita ja siis ongi kõik. Siis ongi kõik või? See nagu ühes Eesti filmis, et ongi viimane tellimus. Aga tegelikult 2026, et täna tuli väike informatsioon, et 13-14 juuni arvatavasti Karksi-Nuias, külgkorvide MM. Kas me näeme sind rajal? See on ülikõva, et MM Eestis tagasi jälle on. Paraku mulle tundub, et ma ei jõudnud seda ära oodata. Et täna ma ei näe küll kindlat plaani ja sihti, kuidas selle spordialaga ütleme, sellisel tasemel edasi tegeleda. Et see on keeruline ja ma ei ole suutnud nagu sellist meeskonda kokku saada, kus oleks selle sammu veel edasi teinud, et siis ei ole võib-olla mõtet samal tasemel nagu edasi tiksuda ka. Pole hullu. Ma soovin tänase mõnusa vihmase ilma ja sõidu ja võidu puhul õnne. Ma ikkagi hoian pöialt, vähemalt ühe käega pöialt, et ma siin järgmine aasta siis ikkagi Karksi-Nuias näeks vähemalt sõitmas ja edu siis viimasteks MM-i etappideks. Suur tänu! Külgvankrite klassis peale Pärnu etapi suuri muutusi ei toimunud. Esikohal kroonib endiselt korvipaar Lihtsa ja Lina. Arctic Sport MX Mastersi 4. etapp siin Pärnus on lõppenud, nagu näete. Teine päev sõitjatele ega ka tehnikale mingisugust allahindlust ei teinud. Aga seda kõike selleks, et tulla juba õige pea tagasi ja seda Arctic Sport MX Mastersi finaalsõitudes Tartus. Püsige lainel ja kohtumiseni Tartus Langel!